Tegid bensiinimootorist diiselmootori ühesõnaga. No põhimõtteliselt oli nagu väga võimas diisel, et ja Sulasara ka või? kusjuures ma ei ole elu siis mitte ühtegi mootorit suutnud katki teha päris ausalt. Sina nagu see aeg oskasid valida, millisest prügikastist neid juppe võtta, siis mina seda ei osanud teha, ma võtsin lihtsalt prügikastist jupid. Aga siis sellega juba tekkis see lauaga selga efekt, No, et ei ole ja siis järsku on. järsku on kõik, noh. Ja siis tuleb nagu vägevalt kuni lõpuni, et noh, alguses oli nagu nii hirmus nende rehvidega sõita. Selle sõidus tagasi tulles juba tundsin, et käigukastis enam ühte käiku ei ole. Tere, Janar. Tere, Harri. Tere ka vaatajatele. Me siin varahommikusel laupäeval, ilusal märtsikuul. Janar Lükk, eelmise aasta, ühesõnaga 2024 aasta autoomeister. Jah, nii juhtus tõesti. See on uhke tiitel. Et no tegelikult endalegi natuke ootamatult, aga kokkuvõttes nii läks, jah. Ja nüüd hakkame rääkima sellest, kuidas see teekond sinnani oli. No proovime. Kuidas üldse kõik alguse sai? Kust sinu jaoks üldse see autovärk ja tehnika huvi ja ise ehitamine, kus see üldse alguse sai? No eks ta hakkab ikka suhteliselt lapsepõlvest pihta. Nii palju, kui ma ennast mäletan, siis päris väikse poisina juba mis iganes mänguauto või mingi asi oli, mida andis lahti võtta, siis see ka lahti käis ja ega ta tihti enam kokku ei saanud, sest kas midagi kadus ära või läks katki või aga jah, asju lahti meeldis võtta ja tahtsin näha, mis seal sees on alati, et kuidagi see huvi on nagu kogu aeg kaasas olnud ilmselt juba sünnist saati. Aga kui nüüd nagu tehnika poole minna, siis ilmselt ta tuli seal kuskil võrride ja sihukeste asjadega, et mäletan oma esimest võrri, kui ma ostsin ilmselt sääreveristaja ja ma äkki korjasin pudeleid või midagi sellist taarat peale jaanituld või midagi sellist ja sain mingi sõbra käest mingi rimaka võrri osta, mis ei töötanud ja otse loomulikult tuli see mootor lahti võtta ja vaadata, mis seal sees on. Et umbes sealt hakkas ja alguses neid võrre ja mopeede ja kõik nende mootorid tuli lahti võtta, et paremaks teha. Et umbes sihuke rada see oli. Ja õnnestus ka? No ikka enamasti õnnestus, et kehvemaks minu mälu järgi nagu ükski jäänud, et ikkagi nad läksid paremini käima pärast ja sõitsid ka. Okei, väga hea. Et kuskilt sealt see tuleb. Aga autod? Autoni päris, tegelikult võib-olla isegi päris hilja jõudsin päris autoni, et mul oli neid mootorrattaid tolleks ajaks ehitatud ümber ja modifitseeritud ja ma arvan mingi 6-7 tükki, et mingisuguseid siukseid, kus oli ühe mootori ja teise raam ja mingid siukseid ristandeid ikkagi sai tehtud. Ja auto, meil oli kodus oli üks Moskvits, nagu see pirukas või ütleme see kongiga, mis ta on 412 muidu vist või midagi sellist. See oli kunagine isa tööauto, mis oli maha kantud kolhoosi poolt. Aga ta oli kuidagi enne maha kandmist, olid mingid teised töömehed sõitsid ja lasid mootori kokku sellel autol. Ja ma ei tea, kuidagi õnnestus see auto lõpuks endale saada, see auto seisis aastaid meil kodus. Ja vist olid ka ostetud juba mootori jaoks mingid tükid, aga keegi teda kokku ei pannud. Ja mingil hetkel mul tekkis nagu huvi. Isa andis mulle Moskvitsi raamatu ja siis ühe sõbraga, kellega me muidu mootorrattaid putitasime, temaga me seda mootorit kokku hakkasin panema, et mingite asjade juures võib-olla veidi
küsisin ka nõu sealt vanematelt, aga ütleme sihuke 90% ma lugesin seda raamatut ja panin selle mootori kokku. jah, mul sellega tuli praegu just meelde, et nõukogude ajal oli täiesti tavaline, et iga autoga käis kas käsikäes või oli välja antud iga auto kohta oma raamat. Ei, see oli nagu selles mõttes oli lihtne, et sealt sa lugesid kõik välja, mis, kuidas ja mida peab tegema seal. Nad olid nagu tegelikult päris spetsiifilised, et ongi see, et ju kõik pingutusmomendid, asjad, kõik oli kirjas seal. Täpselt, joonised ja asjad. Ja ma olin 15 olin siis, kui selle esimese mootori kokku panin, nii-öelda automootori. Aga noh, kui ma ta kokku sain, ega ta tegelikult oli lihtsam kui mootorrattamootor, et nende kahetaktilistega oli nagu pigem keerulisem. Et seal nagu mõjus hästi palju see ebatihedus, kui ta juba ei läinud hästi käima ja et autoga nagu on selles mõttes lihtsam, et nii ta sai ja siis me sõbraga selle autoga seal sõita ka proovisime. Ja isegi mäletan mingisuguseid selliseid seikasid, kus sõbra ema hakkas sõbrale nagu raha pakkuma iga päev nagu mingisugust päevaraha, et ta ei tuleks minu juurde selle autoga sõitma, et me tegime veits siukseid ekstreemsemaid asju ka seal. et midagi sellist on ka olnud, et aga ei midagi selles mõttes halba ei ole juhtunud ja õnneks läksid meie sõidud kõik hästi. Eks ta ema teadis algusest peale, et näita, millised on su sõbrad ja siis ma tean ka, milline oled sina ja vaata. jah. Aga ütleme jah, see on nagu siuke tehnika nagu siuke alguse punkt võib-olla, et aga ta on niimoodi vaikselt kogu aeg kasvanud. Süües kasvab ju. Ja. Näe, mida aeg edasi, seda moodsamaks läksid ju Eestis ajad ja seda rohkem hakkas ju ka lääne tehnikat liikuma ju. Jah, et mina mäletan veel seda aega päris hästi, kui ei olnudki neid välismaa autosid üldse, et olidki laadad ja mäletan meil kodus oli 08 oli seal, see oli nagu tolle aja kohta ikka väga popp auto, et ja siis, kui need esimesed autod tulid, tollest ajast ongi see võib-olla see 3. seeria BMW E30, et ta ikkagi selgelt eristus ja ta oli ikkagi ilus auto. Ja Eeruga vist rääkisime ka, et ju tegelikult olgem ausad, ega kui 90-ndatel E30 hakkas tulema ja veel tulid need 325-d, siis olgem ausad, ta oli juba tehasest võrreldes kõige muuga, mis siin nagu liikus, oli ikkagi kiire auto, mida oli võimalik põhimõtteliselt ise omada, et jah, nagu juba Porsche'd asjad, mis tulid nii-öelda ärimeeste autod, et need jätame välja, aga nagu mida siukene tavainimene suutis omada, vaata. Ja ei, ta oli ikka siuke väga siuke soovitud auto, ütleme. Aga kuidas siis sa enda esimese BMW-ni jõudsid? Jah, esimene BMW on mul olnud küll. See ei ole mitte nüüd see, mida teie teate. Esimese BMW-ni. Tegelikult enne BMW-d, kui ma üldse enda autodest hakkan rääkima, siis peale keskkooli ma läksin Säreveresse auto eriala õppima ja tollel ajal siis tulid meil oligi peale selle 08 oli siis järgmine välismaa auto oli peres, oli Opel Ascona. Et see oli meil mõned aastad olnud ja tegelikult isa hakkas ostma uut autot, ostis Opel Omega ja ma sain Ascona endale. Et see oli sellel ajal, kui ma seal kooli läksin. Keska lõpus. No peale keskkooli, põhimõtteliselt umbes seal maal, jah, see oli mingi 99 umbes või 2000 kuskil seal kandis. Aga sellisel ajal ikkagi poisikesena saada oma Ascona on tegelikult kõva sõna. See Ascona oli väga kõva pill, see oli 1.8 sisse pritsega mootor, ta ikka liikus tolle aja kohta, ta oli päris püsse. Aga BMW ikka meeldis rohkem ja siis ma mäletan, et ma olin 1 aasta seal koolis õppinud
ja oli võimalik võtta õppelaenu. Mhm. Ja loomulikult see õppelaen tuli võtta. Ja siis müüsin selle Ascona, müüsin ühele kursusekaaslasele maha. Noh, ta tegelikult käis ise hullult peale, et müü maha ja siis ma talle selle auto ära müüsin. Terve selle õppelaenu summa panin siis otsa ja siis ma sain Paidest. Ma olin seda autot linna vahel näinud, oli siukene kirsipunane spoileritega. Ikka siuke väga unistuse pill. Tollel ajal ma arvan, et neid autokuulutusi tuli vaadata Kuldsest börsist. Või oli vist siuke ajakiri. Ja paberi pealt ja ma leidsin, et see auto müüa ja siis kuidagi ühesõnaga ma selle auto ära ostsin. Okay. Et ma arvan, et see auto maksis toeg äkki 21 000 krooni või midagi siukest. Väljast oli ilus, ta oli mingi spoileri ringiga ja 323, mis keris juba nagu ratast ka veits ringi. Nojah, 1.8 Ascona pealt minna Bemmi selle 2,3 peale on ikka vahe on sees kõva. Jõu poolest võib-olla nii väga ei olnudki, aga ta ikkagi tagavedu ja siis sellega sai ikkagi juba sõõrikuid teha. Et see oli esimene BMW. Ja sellega siis sa käisid iga päevas koolis? Sellega ma käisin koolis, jah. Ja too aega mäletan, et tegelikult see oli juba Asconaga, et kui ma selle Ascona isa käest sain, et siis kõige esimene asi, mis autole tuli teha tollel ajal. Mäletan, ma arvan, et see oli äkki esimene õhtu, kui ma selle auto enda kätte sain. Sõitsime kuskile Raplasse, tuli osta ikka korralikud valuväljad alla. Et siis said 15-tollised mingisugused BBS-id alla, see oli ikka kõva juba. Siis ma arvan, et järgmine ost oli kohe supakas oli vaja sisse panna. Ja siis loomulikult tuli vaja tuled ju mustaks teha. Hella black. Tagatuled ja kõik, et aknad tumedaks. Siuke asi oli nagu väga siuke. Ja siis ma sain isegi aru, miks sul see koolivend, klassivend peale käis, et seda ära osta. Ei, ta oli ikka tuunipill juba. See oli üle käidud. Alpine kleeps oli ka kuskile? Ma arvan, et oli. Ma tean ka, kus selle Alpine kleeps, selle sai kuskilt sealt Linnali juures oli mingi pood või mingi garaaž, kus mingid tümakad tehti. Mäletan, me läksime spetsiaalselt Tallinnasse, et äkki saame sealt tasuta neid kleepse. Ja kuskilt sealt me mingid Alpine kleepsud saime. Mingil autol kindlasti see Alpine kleeps kuskil oli. No sellel 2000 algus, olgem ausad, see minu see Alpine kleeps oli nii must be. Et nagu igal teisel... See Alpine võis ka BMW-l olla, aga jah, selles mõttes panid täppi. Aga nüüd see kirsipunane BMW, kuidas siis selle auto teekond? No sellega ma sõitsingi. See aasta, kui ma ostsin, järgmine aasta ka. Järgmine aasta võtsin veel õppelaenu. Sest raha oli ju vaja, autoga oli vaja sõita. Ja mingil hetkel oli see laen oli otsas ja ei olnud nagu enam midagi paaki panna. Ja siis olude sunnil ma müüsin selle auto maha ja ma ostsin ühe 123 kerega diiselmersu, mis oli väga kole. Aga siis tollel ajal sai kuidagi üks sõber töötas metsas, mingi metsaveo traktori peal ja ütleme, diiselkütust ikkagi sai peaaegu et niisama. Ja siis sai autoga sõita. Et siuke mersu on ka olnud lühikest aega. Et siis see Bemm läks ära ja... Allakäik on ka käik. Ja ega mul Bemmi nagu rohkem ei olegi olnud, et siis on igasuguseid muid autosid olnud. Et nüüd lõpus on jah see sinine, mida kõik võib-olla mäletavad kiirendusradadelt. No kuidas sa selle sinise BMW-ni jõudsid? Selle sinise BMW-ga on sekke lugu, et tegelikult oli mu venna auto. Et ma, ühesõnaga, et töötasin tollel ajal autoremondis. Peale kooli läksingi kohe autost remontima. Ega endal nagu otseselt väga ei ole võimalust olnud nii rahaliselt millegi siuksega ise tegeleda.
aga mul on niisugune paar sõpra olnud, vend ja siis üks sõber. Et neil ma nagu kuidagi mingist ajast hakkasin aitama neid autosid nagu edasi arendada, et ma olen teinud seal ühele sõbrale mitu Volkswageni mootorit, seal natukene võimsamaks ja siis vend tahtis jäärada sõita. Tal oli mingisugune, enne seda oli tal üks teine BMW, mis oli üsna mäda, aga mingil hetkel üks tuttav müüs kuskil ühte sinist BMW-d, mis oli rikkega, tal sidur oli kadunud ja me tõime selle ära, viga oli lihtne, seal oli ainult siduri peasilinder oli tuksis. Panime ta sõitma ja siis vennas sõitis ta ka alguses, nii nagu ta oli, sõitis talvel jäärada. Ja see oligi siis tehas 325 või? Ta oli 320 tegelikult. Aga üsna kohe sai nagu selgeks, et see 2.0 E30 peal on üsna nagu tuim ja siukene, ta on raske ja tuim. Et tahtsime nagu võimsamat. Siis ostsime ühe 2,5 mootori. Ikka M20? M20, jah, 2,5. Et paneme selle peale. Ma jõudsin selle mootori juba osadeks võtta, et vaadata, mis seal sees on. Et kas kõik on korras. Ja ikkagist traditsioon ei saa murda. ja ei no see mootor kõik oli hästi, aga siis kuidagi vahepeal mõte jälle muutus ja tegelikult me ostsime sinna auto peale lõpuks ühe IS-i. Ja see 2,5 lahti võetud kujul jäigi kuskile nurka seisma, et vend teda peale ei tahtnud. See seisis aastaid, oli kuskil karpidesse ära pandud, aga jupid olid nagu olemas. Ja IS läks sinna peale ja sellega ta oli üsna nagu kiire ja tollel ajal isegi võitis mingid karikaid siin, mingitel jääradadelt. Ja mingil hetkel isegi ei mäleta, miks ta ostis endale järgmise BMW 36 kompakti. Ja siis loomulikult ma tegin sellele mootori. Sellel oli juba tehasest IS peal ja too oli siuke võib-olla esimene kõige kallim mootoriehitus mul, kus läksid reaalselt mingid uued jupid sisse. Et muidu ma tegin neid mootoreid sõbra Volkswagenile suhteliselt nagu prügikasti osadest, vanadest kolbidest. Küll tuli seal plokki maha freesida ja kolbe treida ja ütleme siuke tsiki-frikitamine, aga kõik need mootorid said väga head. Täitsa nagu originaalosadega. Et siis see BMW mootor oli siuke, kus vennast töötas mul juba siis tollel ajal Soomes, sai natuke paremat palka, ta sai neid asju lubada. Ja mina sain oma ehitamiskirge rahuldada. Ja sinna läksid juba uued sepiskolvid ja juba, mis sinna veel läks, teised nukad läksid ja sinna läks esimest korda proge aju peale. Tollel ajal oli see nagu nii siuke minu jaoks tundmatu ja must maa. Mäletan, otsisin lihtsalt, kes üldse midagi teevad. Ja siis oli VEMS oli üks aju, mis oli nagu, mida juba nagu keegi pani ja midagi teati. Ja sinna läkski VEMS peale. Ja nii ta nagu sõitma sai, see 36 kompakt. Mäletan, me käisime veel teda Dünomas seal Tallinnas, selle Solotarjovi Dünos. Igavene mingi suur kõrge rull oli, kuidagi auto oli seal pool viltu selle rulli peal ja minu arust sai sealt päris korralikult mingi 185 hobujõudu või midagi sellist tuli isegi jõudu sealt. Ja vennas hakkas nagu sellega sõitma ja see E30 jäi nagu seisma. Ja ta seisis ikka päris mitu aastat, ma pakun, et võib-olla mingi 4-5 aastat seisis juba kuskil seal hoovi peal kuskil ja rohi hakkas juba vaikselt läbi kasvama. Mingil hetkel vennas lõpetas ka selle teise autoga sõidu ära, hakkas rohkem tsikliga sõitma, vist cross huvitas teda. Ja ühesõnaga mingil hetkel tuli teemaks, et ta viib selle nagu vana rauda ära selle kere, selle 30 või midagi sellist ja ma ütlesin, et ära vii, et ma võtan endale selle. Et ta oli nagu seisnud täiesti tühi, üksjagu roostes juba.
aga noh, tast sai asja ja siis ühesõnaga siis aasta oli 2000. ma arvan, et see auto minu kätte jõudis kuskil 2010 okei. ja noh, minul oli kohe plaan selgem, mis ma nagu teha tahan, et tolleks ajaks olin juba päris mitu aastat pidevalt jälginud seda Turboklubi foorumit. Sihuke, no see oli üks ainukesi kohti, ma mäletan, kust üldse nagu mingit tehnilist ja mingit turbojuttu käis. Veidi võib-olla oli ka mingi Audi klubi foorumid, ühesõnaga ta oli sihuke foorumite ajastu. Jaa. Et kõik siuksed vähegi, kus midagi kirjutati, kõik need foorumid olid igapäevaselt, lappasid kõik teemad läbi, kus midagi ägedat on. Ja no ma arvan, et sa ei ole ainuke, kellel see niisugune 2005 kuni 2010 see asi niimoodi käis, isegi edasi veel. Ja noh, minul oli kohe plaan, et see 2,5 mootor, mis on, et ma panen selle kokku ja läheb turbo peale sinna. Ja siis saigi neid juppe hakatud mõtlema, kuidas seda asja teha. Ja ma eeldan, siis kogu see info, suurem osa infot tuligi Turboklubist. Turboklubi ja ma ei mäleta, kas see oli, ilmselt see oli umbes samas ajastus, kus olid need Amperi garaaži videod, kus Lauri neid Volkswageni mootoreid seal tuunis, et noh, see oli ka nagu hästi suur sihuke asi, et noh, neid saateid sai nagu oodatud, et millal järgmine osa välja tuleb. Et no siis ei olnud nagu, sul ei olnud nagu mingit muud valikut, vaata. Või sa ei teadnud kuskil mujalt otsida. Ja et tuleb see BMW turboga. Ja siis ma mõtlen, tegelikult kuskilt hakkas silma, et keegi müüs vist 2.8 mingisugust BMW Ventwelli. Ja siis ma ostsin selle 2.8 Ventwelli, kuna 2-liitriseid mootoreid oli vist 2-liitrise mootori kepp, see lühike. Ühesõnaga mingisuguse mudeli kepsud, mis on lühemad. Ja 2.8 Vent, see kokkuvõttes nagu väga hästi mätsib kokku. Et küll nagu vist... Aga Ventwell oli siis ju uuema tüübi rida kui uue Ventwell 2.8. Ventwell oli jah, siis juba seal M52 äkki, midagi sellisem auto pealt. Et see Ventwell sinna sisse läks ja originaalkolbide, kepsude ja poltidega. Kolbe küll treisin veidi, noh, sest tollel ajal ikkagi sõitsid bensiiniga, siis oli vaja veidi surveastet maha võtta, et see kõik töötaks. Vähemalt nii väideti, et on vaja teha. Et, ja nii ta kokku läks, et turboks leidsin sealt Turboklubis keegi mingi hetk müüs, oli Toyota Supra turbos, oli CT26, kui ma õieti mäletan, oli see mark. Oli üsna pisike turbo. Sest Supral oli neid originaalis 2 ju. Ma ei teagi, äkki see oli see vanem mingi Supra, millel oli veel 1-ga. Okay. Minu meelest see oli ikkagi nagu 1 turbo. Ja noh, töömahu poolest nagu mootor suht sarnane, et võiks nagu sobida. Ja sinna külge ta läks. Ja juhtaju tuli sinna Megasquirt. No tegelikult Megasquirtini ma jõudsin veidi varem juba, sest noh, tollel hetkel, kui ma enda autole selle peale panin, siis ma olin juba natukene nendega kokku puutunud ja miks üldse ma sinna Megasquirtini jõudsin, siis tegelikult tänu sellele esimesele VMC kogemusele, mis oli nii kohutav. See VMC ise võib-olla on väga hea aju, ma selle kohta ei ütle midagi, aga ütleme, see paigaldus, mis oli tehtud, ma nii-öelda ostsin sellele BEM-ile 36 kompale nagu plug and play, aga tegelikult ta nagu päris hea see plug and play ei olnud, et see, kes selle aju müüs mulle, ta oli ise nagu selle plug and play teinud. Ühesõnaga sinna VMC korpuse külge oli BEM-i pistik pandud ja seal sees oli üksjagu asju nagu ringi tehtud. Ja seal kogu aeg põles midagi maha.
et seal mingisugused lisakivid olid sinna kaane külge pandud aga need olid kuidagi pahasti disainitud, et kogu aeg läksid mingid jalad kuskile vastu korpust ja ma sain ikka selle Vemsiga sain ikka väga tihti Tartus käia kus jälle midagi ära remonditi ja jälle peale ja siis ma nagu kuidagi mõtlesin endale, et ma mitte kunagi enam ühtegi Vemsi ei taha ja siis ühele sõbra Volkswagenile, kui hakkasime ka mingit juhtaju valima, siis sinna ma ostsingi Megasquirti ja tolleks ajaks oli sellest natukene Turboklubis juba infot ja ma mäletan, et ma ostsin oma esimese Megasquirti kitina Joosepi käest et Joosep oli neid siis juba kuskilt Ameerikast vist tellinud. Need olid need kitid, et sa pidid ta ise kokku panema. Ja sa said karbitäie juppe, selle trükiplaadi ja siis juhend oli internetis ja siis jootsid ta kokku. Ma nii kõva mees ei olnud, ma esimest ikka ise kokku ei jootnud, et selle ma saatsin veel kuskilt läbi Turboklubi keegi kolmas, kes selle kokku jootis mul. Nime enam ei mäleta, aga minu meelest ta kolis ära kuskile Ameerikasse või Austraaliasse või ühesõnaga keegi tegelane oli, kes selle kokku jootis. Ja ka käima pidin ma ikkagi ise panema selle ja siis ja käima ma ta sain. See oli Megasquirt 1 veel tollel ajal. Ja see auto peal, see Megasquirt 1 töötas ikka võib-olla, et see hoiu veel on praeguse ajani elus, ühesõnaga ta ikka väga-väga pikalt töötas seal auto peal ja sellega ei olnud nagu mingit muret ja loomulikult, kui ma siis lõpuks enda autoni ükskord jõudsin, siis mul ei olnud nagu küsimust, mida ma sinna peale panen, et siis ma juba tollel hetkel, kui ma endale selle aju panin, siis ma tellisin neid juba ise kittidena ja ma olin juba mõned kokku jootnud ise ja siin sõpradele ja ma ei mäleta, ma arvan, et ma olen võib-olla mingi 5-6 Megasquirti kokku jootnud oma elus, et mingil vahepeal. Ja siis Megasquirtiga see auto käima läks ja sõitis ja tegi kohe jõudu ja kõik nagu oligi päris. Aga see seadistamine kuidas? Seadistasid nii nagu kuidagi kõhutunne ütles ja nii tollel ajal otsisid kuskilt internetist mingit, kes on pannud üles mingit süütetabeleid ja asju. Siis sai sealt midagi ümber kopitud ja vaadatud, et äkki see sobib ka mulle. Number on number ja küll ta käib. Ja võib-olla siis natukene nagu tagasi võetud ja ühesõnaga kuidagi siuke katse-eksitusmeetod, et ega ma alguses kuskile Dünosse selle autoga ei läinud, et kõik tuli nagu ise teha ja aga lihtsalt huvi pärast see ülejäänud elu seal kapoti all, et see, mis kätte juhtus või kuidagi konkreetselt see, mida see kasutati põhiliselt või? Ei too auto ikka alguses oli samamoodi ehitatud nagu need kõik mu eelmised projektid enam-vähem, et nii palju kui tehase juppe kasutada sai seal erinevat auto omasid, et kuna ma olen nagu suht terve elu autodega tegelenud, hästi palju erinevaid autosid kogu aeg näinud, vaata nii ülevalt kui alt, siis lihtsalt jääb sulle mälusse, et kus autol mingi jupp on, mis äkki võiks sobida sinu autole ja siis kuskilt lammutusest või ühesõnaga, ta oli mingi kombo. Mäletan, et kütuse survetust ja sinna sobis peaaegu üks-ühele Ford Sierra mingi kütuse rõhuregulaator, kus sai mingi plommi ära võtta, siis seal oli isegi kuuskant olemas, et juba rõhku juurde keerata. Ma arvan, Wastegate oli Audi see. Ikka Audi. Kus sa siis Wastegate'i said? Ikka Audi oma. Ja originaalkollektor oli väljalase ja sinna oli lihtsalt siukene nagu tagasipööre tehtud üles. Ja kogu lugu oligi siuke väga lihtne selles mõttes. Sulasara ka või? Kus juures ma ei ole elus mitte ühtegi mootorit suutnud katki teha päris ausalt. Et ma ei tea, ma ei tea, ilmselt vaata, kui ise teed, siis ei raatsi nagu kuidagi on nagu mingi siuke alaloiu instinkt või midagi, et
ma ei taha nagu nii kaugele minna, et ma pigem nagu võtan nagu rahulikult ja ei push'i seda asja niimoodi ja kui ma ei tea, siis noh, pigem nagu ei tee siis. Okay. Et ma ei ole mitte ühtegi mootorit tegelikult ära lõhkunud, kui päris aus olla, et kõik, isegi kõik need mootorid, mis ma olen ka teistele teinud, ükski pole läinud nagu katki, et midagi oleks nagu purunenud või midagi, no mõni on lihtsalt ära kulunud ja siis tahtnud värskendust, aga päris jah, selles mõttes see kõik on väga hästi õnnestunud. No, aga nüüd oli turbo BMW. Ja see oli ikka vägev, ma mäletan see CT26. Seal oli midagi veel kojaga, sellega oligi, tal tegelikult oli muidu sisene wastegate selle turbol, aga see oli sealt mõraline, ma keevitsin selle üldse kinni ja mingid mõrad olid seal veel, seda koda oli vaja seestpoolt keevitada ja sealt kuidagi ka see turbiinilabade peale minev ramp seal vahel oli nagu puru, ühesõnaga ma seal natukene keevitasin ja lihvisin teda, et ta sai nagu nii tihe, et ta nagu spuulis nagu noh, nii hullult kiiresti, et ta oli, ma arvan, et juba siuke 1500-2000 pööret tuli juba väike rõhk. No, väga hästi. Ja, aga no selle võrra varem lõppes kogu see pull ära, et ta oli tegelikult nagu siuke madalalt oli ta nagu väga jõuline, no seda oli nagu kohe tunda ja vääneta tegi kohe alguses hullult, aga noh, ma arvan, et juba siuke 4-5000 pööret siis oli juba nagu otsas, ta hakkas pooma. Tegid bensiinimootorist diiselmootori ühesõnaga. No põhimõtteliselt oli nagu väga võimas diisel, et aga nagu sõita oli nagu kohe tunda, et oli parem. No. Aga kuidas siis, kui juba on turborullikas, siis kuidas sa selle teekonna sinna kiirendusrajale leidsid? Noh, alguses oligi mingi enda plaan, miks ma seda autot üldse teen. No eks midagi, et tahtsin nagu lõpuks endale ka teha, et oli teistele juba tehtud. Ja alguses oli nagu ikka, tahaks nagu mingi mootori teha, teen siukse pühapäevaauto, nagu hobiauto, pühapäevaauto. Ja alguses ta nagu oli ka siuke hobiauto, et see katki ja lahti võetud BMW, mis oli nagu jääraja peal sõitnud, oli roostes. Mingil hetkel sellega oligi nii, et see mootor sai nagu käima selle turboga, kõik oli vägev. Ja siis olekski taht nagu tänaval sõita, aga ta oli nagu liiga räbal nagu tänaval sõitmiseks. Ja siis ma võtsin selle auto uuesti lahti ja hakkasin keretöid tegema ja siis läks ajaskaala umbes mingi paar aastat kindlasti edasi, sest see osutus nagu raskemaks minu jaoks, kui ma arvasin. Aga mingil hetkel ma sain ta kokku värvitud ja siis panin ta uuesti kokku ja siis ta oligi nagu ütleme siis see pühapäeva auto, et ta oli siuke ilus. Otsisin sinna sisu sisse tagasi, istmed ja põhimõtteliselt ma sain ta juba täiesti kompleksseks. Et ta oli nagu tühi kere. Loomulikult, kui tollel ajal seda jääraja jaoks sai teha, ega siis kõik tuli välja võtta ja kõik tuli ära põletada. Seda ju kunagi vaja ei ole. Et siis ma mäletan, et oli juba päris raske sinna mingit kompleksseid asju saada, et saaks sisu, vaibad, kõik asjad. Ja, sest et su vend ei olnud ainuke, kes E30 kupee rullika viskas tühjaks ja hakkas sihtotstarbeliselt kasutama. Ja need jupid, mis sealt välja võeti, need läksid manavad need. Ja siis ta mõnda aega oligi, ma arvan, et siuke paar aastat oligi, kus sai suviti. Aga neid pühapäevasid ei olnud, et paar korda sai teda seal kuskil tuulutada ja pühapäevast sai juba neljapäev ja siis juba neljapäevast ta nagu igapäeva auto pigem ei olnud, et ta ikkagi pigem harva said teda käima panna, aga siis iga kord, kui sa käisid sõitma, siis jälle tekkis nii palju uusi ideid, et jälle kohe oli vaja neid turbosid, mis ma seal peal proovisin, ma arvan, et see CT26 oli esimene mingi 4 tükki äkki, enne kui nagu päris uute turbodeni jõudsin. Siis oli selge ju, et see turbo on väike sinna peale. Et siis leidsin mingisuguse rekka pealt juba mingi suurema. Holset? Ei Holset, Holseti jaoks raha ei olnud siis. Need olid ikka mingid Romula, mingid need vanad. Ma arvan, mingi Carretti turbo äkki. Aga mingi vanema veoauto pealt, mingi suure kuuma kojaga ja
ja see ärkas natuke hiljem juba siis. Aga siis sellega juba tekkis see lauaga selga efekt, et ei ole ja siis järsku on järsku on kõik, noh. ja siis tuleb nagu vägevalt kuni lõpuni, et noh, siis hakkas juba lõbusamaks minema ja siis tundus, et see oli natukene liiga hilja ärkas, siis ma leidsin natukene väiksema kuumakojaga mingisuguse samalaadse turbo. Siis läks jälle paremaks ja noh, niimoodi nagu kogu aeg väike progress oli. Et järjest paremaks ja paremaks. Aga kui sa küsid kiirendusrajani, siis sinna oli vist ikkagi veel päris tükk aega. Et miks üldse kiirendus kui selline, et eks see on ilmselt samast ajast võib-olla tulnud ka see huvi kiirenduse vastu, ilmselt nagu sul endalgi. Et too aeg, kui ma sain ise autojuhiload ja sain hakata kuskil käima, et siis sai seal samas Lasnamäe kanalis käidud vaatamas, et ega ühesõnaga vist võib öelda, et selle saate teine pealkiri on see, et me kõik oleme kanalist. Noh, mingis mõttes küll, et ega too ajastu ju ei olnud vaata alternatiive ka, et ja seda ju promoti päris suurelt, et noh, ja kui sul mingigi huvi üldse selle valdkonna vastu olid, siis sa kindlasti ju käisid seal. Et noh, loomulikult ma käisin ka mingid rallisid vaatamas ja nii, aga no see kiirendus oli nagu põnev, et ja hiljem ka noh, Haapsalus ja ütleme ma ei olnud nagu siukene nagu päris igal võistlusel vast kohale käinud. Aga iga aasta mõned käisin ja noh, niimoodi vaikselt ikkagi vaatasin. Aga tollel ajal kindlasti ma üldse mitte selle mõttega, et ma nagu ise sõita tahaks. No lihtsalt oli põnev vaadata, mingi meelelahutus. No plus on see, et niikuinii, ega sa üksi ei käinud, kõik käisid sõpradega koos ja siis... No ikka jah, rohkem seal õlut joomas ja niisama aega veetmas, et aga kuskilt ilmselt ikkagi ta kuskile kuklasse on jäänud, et see nagu on see jukke asi, mida võiks võib-olla kunagi teha. Ja noh, see BMW oli vaikselt arenenud. Ja mingil hetkel ma selle otsuse tegin, et ma tahan proovida, kui kiired on. Aga ma korra igaks juhuks, minu meelest, kui me enne rääkisime, sa tuletasid oma kodutööd meelde, siis sa rääkisid ka Soomest midagi. Ja, et peale Eesti võistluste, see oli 2014 ilmselt, kus me käisin sõpradega, käisin Alastoros, seal Nitro Nationalil. Miks Soome sai? Noh, seal on jälle ilmselt samamoodi Viljari videod, mis ta tegi, et kui nad käisid seal Soomes, Rootsis sõitmas, et noh, need olid ka jälle kõik siuksed väga oodatud ja vaadatud. Ja noh, muidugi videodes tundus kõik see nii äge seal ja... Korra segan nii palju vaadatakse, kas 2014 mitte on see sama aasta, kui üks Eestikate etapp seal toimus või? Et ju kõik välja oma Mati, kes... Võimalik, et ta toimus, aga see ei olnud Nationalse. Ma käisin sellel Nationalil, ma tahtsin just näha neid kõige suuremaid autosid. Sorry, ma ei saa sind asja pealt. Jah. Et see võis olla võib-olla kas enne või pärast, võis olla sama aastaga. Jah, vist oli pärast. National on ju see, kus oli ju Euroopa etapp, jah. Et noh, see on nagu siuke kindlasti üks kustumatumaid mälestusi. No arvata on. Et kui sa ikka neid Top Fueli stardis näed, siis noh, selle peab igaüks ära nägema. Jah, et õnneks seda on veel lihtne seda kogemust saada, millest sina praegu räägid, et sa lähed publikusse ja vaatad, aga see nagu Lasa rääkis, et see, et kui need kaks Top Fueli teevad burnout ja stardivad, siis sa saad nende kahe vahel olla. Et seda vist nii lihtsasti enam ei saa tunda, aga ma kujutan, et seda tahakski. Ilmselt peab head kõrvatropid või klapid võivad olema, aga sa tunned seda ikka väga tugevalt, seda starti. Aga kuigi seal Soomes saab üsna lähedal olla rajale, et sa tunned seal raja ääres ka seda. Oi, kindlasti. Noh, enam seal selle raja ääres enam olla ei saa kahjuks. Aga 2014-15 käisime Soomes
ja 17 käisime Soomes. Ja ilmselt see 2017 peale seda oligi siis nagu minu jaoks küps, et nüüd ma lähen. Aga kas sa selle nagu suutsid enda peas nagu välja mõelda, et nüüd olid nagu ehitanud ja käinud vaatamas ja siis Soome kogemus veel, et oligi, jõudsid iseendaga kokkuleppele, et kuule, et nüüd võib minna või oli ka mingisugune sõber või vend või keegi kõrvalt, kes nagu, et jutuks oli ikka tulnud, et võiks kunagi proovida, siis nagu keegi nagu utsitas või seda ei olnud? Pigem ikka see oli mu enda algatus, et ma mäletan, ega ma kellelegi ei öelnudki. Panin ennast, regasin ära Run What You Brung klassi ja siis hiljem kodus ütlesin naisele, et kuule, et ma nüüd panin ennast kirja, et nüüd me lähme, see oli vist Pärnus, et nüüd me lähme Pärnusse võistlema. No. ja nii oligi. Ja kuidas kaasa sellele reageeris? No, mis seal ikka üle jääb. Ei noh, ikka. Et panin lihtsalt sinna prooviklassi. 2017 Pärnus oli Speedist Legends. Jah, oligi täpselt nii. Ja sinna ma autoga jõudsin ja oma esimesed sõidud tegin. Ja kuidas need läksid? Väga hästi läksid. Ma omas peas mäletan, et ma lootsin, et see auto võib-olla sõidab siuke 13 aega midagi ja esimene start. Muidugi ärevus oli tohutu. Ma mäletan nagu reaalselt, see ärevus oli tegelikult päris pikka aega veel, iga start, siis mul oli siuke tunne, et ma tunnen, et nagu riided niimoodi selles liiguvad, et mul süda niimoodi taob sees. Et see nagu ilmselt nagu päris palju segas seda sõitu. Ja nende käikudega sai seal ropsitud, esimene sõit, ta tuli midagi 13 midagi. Aga see ei olnud üldse, ei tulnud nagu välja, nagu ma oleks ette kujutanud. No teine sõit oli juba natuke parem ja siis ma sõitsin 13.0. Aga selle sõidust tagasi tulles juba tundsin, et käigukastis enam ühte käiku ei ole. Ja tolleks korraks ma rohkem starti ei läinud, et kuna käigukastist tuli midagi veel välja ei jooksnud, siis ma ei läinud midagi lõhkuma sinna. Ja sa olid autoga oma jalal kohale tulnud? Kusjuures esimene kord ma isegi võtsin omale ühe sõbra ja treila ja ma olin treilaga, et selles mõttes oli too võistlus oli treila peale ja koju. Ja siis sain maitse suhu. Minu meelest, kas see Legends oligi tolle aasta eelviimane võistlus ja peale seda tuli üks võistlus veel. Vist jah. Et siis ma 2017 osalesin veel ühel võistlusel, aga siis juba vaatasin, et mul oligi mõte selle esimese võistlusega, et vaadata, mis aega see auto sõidab, et kas ma lähen Street A-sse või lähen Street B-sse. Ehk siis kas 11.9 indeks või 12.9 indeks. Jah, aga kuna ta sõitis 13.0, siis tundus, et A nagu vähe. Et panen B-sse. Ja kuigi A-s oleks indeksi pill olnud. No jaa, aga see 13.0 sõit oli nii kehva, ütleme, et ma tundsin, et seal potentsiaali on kindlasti suur rohkemaks. Ja siis oligi mu esimene Street B sõit. Ja tollelt võistluselt ma sõitsin vist välja 12.8 ja äkki midagi sellist. Muidugi oli juba väga hea meel, et juba 12 tuli ära, et esimese aastaga. Ja siis saigi aasta läbi. Ja maitse oli, ütleme juba see maitse oli nii tugevalt suus, et sealt enam nüüd tagasiteed ei ole olnud. Nüüd peale seda nagu kõik hooajad nagu täielikud olnud. Ja nii edasi läkski, et järgmine aasta siis talvega. Kuule, siis me oleme sama kaua sõitnud. Mõlemad siis 2018 algusest nagu täis hooaega. Jah, täitsa võib nii olla, sest ma mäletan sind ka üsna algusest. Kuskil, äkki mingil avalaksul olime kuskil kõrvuti, siis ma mäletan veel, sul olid juba siis mingisugused vanad mingid träägislikid olid all ja sul oli ikka jõudu rohkem. Aga
midagi läks vist katki ja seal vist paar starti sai teha ja jälle oligi kõik. See on tavaline, ma räägin see, et sina nagu see aeg oskasid valida, millisest prügikastist neid juppe võtta, siis mina seda ei osanud teha, ma võtsin lihtsalt prügikastist jupid ja No, ja see selleks. No võib-olla ma ise ei push inud teda nii palju, et muidugi oleks ju võinud kohe hulluks minna ja ära lõhkuda, aga ma proovisin niimoodi, et ma ei lõhuks midagi ära. Ja siis oligi peale esimest aastat talvel, kuna siis oli juba päris mitu starti tehtud ja ei tule nagu 11.9. Tollel ajal olid ka juba olemas need kalkulaatorid, see, mis foorum see oli, see TQHQ, jah. Need kalkulaatorid, ma enam-vähem teadsin lõpukiiruse järgi, palju mul autol võimsust on ja lõin need sinna kalkulaatorisse, oleks pidanud igast asendist sõitma sinna indeksisse, Streetpay indeksisse. Ja ma maadlesin terve see esimene hooaeg tuli see 12.8, sekund tegelikult oli ju puudu. Loomulikult on võimsust vähem ja siis too aasta ma vist ostsingi oma esimese uue turbo. Läks mingi Borg Warneri mingi 200 mingi seeria turbo, mis on siuke 600 plussa pujudu äkki. Läks see peale, et nüüd järgmine aasta siis, kui ma terve hooaja plaanisin teha, et nüüd tuleb ka indeks ka. Läksin sinna rajale ja vaata, et ajad on veel kehvemad. No niimoodi või? Kas sõitsin sama sitasti või veel sitemini? Ehk siis pigem nagu oli ise mähmeldasid rolli taga või käikudega? Ei olnud seda pidamist. Käiguvahetused muidugi, nii ja naa. Kord tuli välja paremini, kord ei tulnud üldse välja. Ja muidugi stardist nagu ei absoluutselt, kuna siis oli tänavarehv oli all. Proovisin ka mingisuguseid poolsliki moodi asju aga minu praktikas, minu meelest seal ei olnud mingit vahet. 60 jalga oli ikkagi siuke 2,2 umbes midagi siukest. Ja mitte kuidagi ei saanud nagu paremaks. Küll ma proovisin ülekandeid vahetada ja käiku vahetada seal põhjagaasiga ja ikka ta oli mingi 12 ja midagi ei läinud paremaks. Ja niimoodi ma selle esimese vist aastal lõpus või, las ma mõtlen, see oligi äkki teise aasta kuskil poole peal või nii. Ostsin ühelt võistluselt, Mihkel Tatrik vist pakkus, olid mingid kasutatud Mickey Thompsoni träägislikid. Üsna viimase piiri peal, aga ma ostsin need ära. Ja lootsin, et sealt äkki nendega siis tuleb parem. Ja peale seda võistlust järgmine oligi Tartus linna etapp 200 meetrit. Ühesõnaga Haapsalus ostsin või oli Pärnus. Ühesõnaga, kui need rehvid ostsin, siis oli siuke nädal või 2 vahet. Ja siis oli TRF-i 200 meetrit. Oli linna vahel ja kuskilt ma leidsin mingid väljad, kus need rehvid panna. Hakkasin neid rattaid siis alla panema ja küll ma proovisin neid koopaid seal rullida ja venitada ja kuna ma selle auto olin just nagu teinud keretööd ja kõik oli nagu suht ilus. Lõppes ikkagi see päev sellega, et ma võtsin rellaka kätte. Poiss oli ka garaažis ja koos mõtlesime, nüüd ei ole midagi teha. Tõmbasime mingid triibud peale ja tulid need rattakoopad ära lõigata ja pisar oli silmis ka natuke. Ikka väga kahju oli. Et ma just olin märvinud ja teinud nagu ja nii põhjalikult, et kõik oleks ilus ja siis võt sellel hetkel võib-olla oligi see koht, kus nagu mõtlesin, et kas nüüd pühapäeva auto või siis mingi sihtotstarbeline auto ja siis kui need koopad ära lõigatud sai, mahtusid need rehvid alla, said tiivakaared sinna peale pandud, et ratas ära kataks ja järgmisel võistlusel nendega siis proovima mindud ja ma üsna ehedalt mäletan tegelikult mingid proovisõite selle autoga, nende slikkidega, siis mul oli nii jõudne, sest et mul oli siuke tunne, et autol on nagu tagasila puksid läbi või tagasild on all lahti, see auto ujus nagu nii räigelt, et alguses oli nagu nii hirmus nende rehvidega sõita.
ja Tartus ma lihtsalt läksin peale ja kohe nagu tegin oma selle 200 meetri rekordi. Ja see oli ka äkki esimene võistlus, kus ma esimesest eelikast kohe välja ei kukkunud äkki. Et no muidugi emotsioon oli sellest hea. Ja peale seda võistlust oli vist järgmine Haapsalu. Ja siis ma sõitsin 11.9 oli indeks, ma sõitsin 11.6. Et kogu see punnitamine oli puhtalt pidamise taga. Et nii kui rehv alla sai, siis see auto sõitis ka täpselt nii, nagu ta võiks sõita ja pidi sõitma. Ja siis peale selle ongi kõik sõidud olnud ainult siis slikkidega. Aga sa olid vahepeal, sa olid ju koolis õppejõuna tööl. Et kuidas nagu see töökoht mõjutas seda autoehitust? Just heas mõttes. No pigem see asi nii oligi, et tänu sellele see auto üldse nagu teoks võib-olla saigi. Sest et see auto tuligi umbes samal ajal, kui ma kooli läksin. Ma olin tegelikult enne seda äkki 9 aastat olin ühes firmas auto remondi Luksepolt. Ja mingil hetkel kuidagi see asi hakkas nii ära ammendama, ma ei suutnud, see üks kollektiiv ja otsisin nagu juba enne seda mitu aastat mingit väljundit kuskile nagu minna, midagi muud teha. Nagu kuidagi nagu tahtsin nagu mingit muutust. Ja mul kaasa töötas tollel hetkel juba koolis. Ja seal oli Väike-Maarja kutsekeskus või Väike-Maarja õppekeskus ja kutseõppe. Ja seal oli vaja, just tollel hetkel oli autoõpetajat vaja. Seal olid mingid vanad pässid, kes lugesid raamatu pealt ja lasid seal vist üksjagu asju üle ka. Ühesõnaga ei oldud rahul nendega ja siis otsiti sinna õpetajat ja kuidagi, ma ei tea, mis meelesegaduses ma ütlesin, et davai, ma proovin. Keegi mu lähedastest poleks seda elu sees uskunud, et ma siukse sammu teen. Sest et ma ei ole nagu väga siuke esineja. Pigem olen siuke üsna introvertne ja nüüd minna kuskile klassi ette. Aga see võib-olla oligi siuke teadlik, et ennast ise arendada. Ja siis sinna klassi ette astusin, alguses oli üsna jube. Aga ma lõpuks ära kannatasin selle ja kokku tuli 7 aastat. Aga üks suur pluss on selle asja juures, sul on suvi. Sul on puhkus on oluliselt pikem. Kus sul on nagu palk ja sul on puhkus ja siis oli võimalik ka muid asju teha. Ja auto tuli umbes samal ajal ja mitte, et see suvi oleks ainult seda autot ehitanud, aga mul oli ka kooli töökoda, kus neid asju nagu teha. Ja seal tegelikult töökojas palju seda autot ka ehitatud sai ja mingis mõttes ma nagu garaažina lõpuks kasutasin teda, et oli seal mitu aastat seisis mul ta seal kooli töökojas, kus sai hiljem sai seal ka õpilastele mingeid lahendusi näidatud ja ka natuke õppeeksponaadina näidatud, aga see kool pigem oli nagu suureks nagu kaasaaitajaks, et sinna maale jõuda, kus ma siis jõudnud olen. Et nii ta oli. Ja siis oli 2018 hooaeg läbi. 2018, jah. Jah, juba Slickiga oli indeks lõhki sõidetud. Oli lähedal ja ühesõnaga, kui Slick alla sai, siis juba hakkasid tulema sinna indeksi lähedale sõidud. Aga siis oligi see juba, et sa pidid pidurdama hakkama. Ja see oli, hiiglama raske oli see. Ja too aeg olid konkurendid, olid Honga ja Hoffmann olid põhilised, kelle käest ma kogu aeg tappa sain.
nojah, ja ju Hoffmanni kohta öeldi, et mees sõidab puldiautoga, et iga pauk paneb, see GTR paneb täpselt sinna 11.9 kopikatega, et nendega oli üsna raske, mõlemad olid 4-veolised autod ja üsna täpsed. Et päris palju mäletan alguses, et nendega just nagistamist. Aga minu meelest oli ka 2018 see aasta, kus ma esimest korda teise koha sain. See oli rutt ja võistlus. ja see oli, ma ei mäleta palju meid seal oli, aga ühesõnaga see oli nagu poolfinaal, kus ma läksin Hoffmanniga kokku ja Hoffmann sõitis lõhki. ja ma olingi finaalis ja finaalis olin Honga vastu, selle ma kaotasin. Küll ei jäänud isegi palju puudu too hetk, aga jah, sealt tuli mu esimene mingisugune auhind siis. Ja nagu esimeselt täishooajalt siis tuli üks poodiumi koht. See on igati aus tegelikult. Eriti arvestades seda, et sa olid ju indeksi lõhki sõitnud ja pigem nägi pidurdamisega vaeva. No Rutjal seda muret ei olnud. Et seal oli nagu lihtne, seal minul oli nagu all in, vaata. Nemad pidid pidurdama ja nemad siis sellega ka riskisid ja lõhki sõitiski. Et peale seda, kui ma olin aasta otsa, siis jah, nende slikkidega juba saanud sõita ja juba indeksi lähedal. Ma sain aru, et ma ei ole ise nii kõva mees, et kas pidurdada nii täpselt ja käiku vahetada nii täpselt. Auto oli nagu enam-vähem nagu jõud ja kõik oli. Vahel sõitsin indeksisse, aga jube palju oli seda inimlikku eksimust. Ja ma ei teagi. Ilmselt mingid Soome videod olid äkki, kus oli pandud E30-le oli DCT käigu eest pandud ja kuskilt juhuslikult nägin või ja mingist varasemast ajast Turboklubis tegelikult oli ka teema läbi käinud, et Eestis üks tegelane pani oma 36-le selle DCT peale. Ja kuidagi hakkas see nagu nii huvi pakkuma, et tolle talveplaan oligi paigas, et tuleb BMW-le panna DCT käigu eest. Ja ma kohe nagu ruttavalt natuke jooksen ette, et seda kasti sinna füüsiliselt paigaldada on lihtne. Pigem. Pigem jah, lihtne. Ja, aga juhtimine, mis nagu... selle juhtimisega oligi see, et tegelikult mul läks nagu selles mõttes hästi, et ma arvan, ma ei mäleta, kas läbi selle Turboklubi või kuidagi ma sain selle Ivariga jutule, kes kunagi enda autole selle DCT nagu peale pani. Ja tegelikult ta oli nagu mees mingist omast ajast oli nagu ees, et ta oli nii kõva vend, et ta tegi, ma arvan enne seda, kui mina selle kasti alla panin, ma arvan, et see võis olla mingi 3-4 aastat enne seda juba oli temal see asi tehtud. Ja tüüp tegi ise sinna kontrolleri. Arduino baasil ta ehitas selle juhtimise ise puhtalt. Ja see need videod, mida ma vaatasin ja mis nagu internetis tollel hetkel levisid, kus Rootsis või Soomes, jah, või Rootsis, jah. Mingid BMW-d sõitsid selle DCT-ga, üks 4-vedune Nisse Järnet oli vist. Et kus juures nendel on ju see sama Ivari lahendus. Ivar nii-öelda tegi selle tarkvara Arduino jaoks ja nemad tegid siis nii-öelda selle mingisuguse siis, Ivaril oli nagu prototüüp, mis töötas ja nemad nagu vormistasid selle siis mingiks tooteks. Ühesõnaga, ma ostsingi siis selle kontrolleri sealt Rootsist, aga know-how tuli siis pigem Ivari käest, sest sealt Rootsist tuli ka mingisugune juhend, aga seal oli neid ridade vahesid oli nagu liiga palju, kus
ma ei tea, see oli nagu kirjutatud, noh, nemad teadsid, aga nagu sinna tekkis nii palju küsimusi ja agasid, mida ei olnud lahti kirjutatud. Aga õnneks ma sain nagu otse inimesega eesti keeles rääkida. Palju lihtsam. Ja noh, Ivar seda hästi palju aitas nagu selle poole pealt. Aga sõitma ma sain ta tegelikult ikkagi noh, täiesti iseseisvalt, et juhtmestikud ja asjad. Ja siis oligi 2018 aasta talv. Tellisin eBayst ühe kasti. Siis jah, Ivariga oligi nii palju ka kohe vaja. Tal olid olemas joonised selle adapterplaadi jaoks. Ja tegelikult ta ise töötab kuskil metallifirmas. Ja ta lasi mulle selle toota. CNC-s kuskil lõigati välja. Korralik see vaheadapter, mis sobis siis sinna. Ja ma lasin ta veel niimoodi teha, et ta sobiks, temal oli ta M50 jaoks tehtud. Aga M50 on vist 15 kraadi mootori nurk teine kui M20. Et ma lasin sinna veel teha topeltpoldi avad. No, et saaks mõlemat. Et saaks mõlemat. Et mul mingi mõte endal oli, et äkki ma lähen M50 peale kunagi edasi. Aga sealt sain selle adapteri. Sain ka siis selle Muffi jooniseid. DCT-l on niisugune nuutidega võll, mis tuleb siis mootori ventvõliga ära ühendada. Ja selle Muffi tegi Tartus Korbalainen või Kahur Speedshop. Kahur Speedshop, jah. Ja sealt samal talvel tellisin Kahuri käest veel tagavõllid ka. Tugevad võllid. Et siis läkski nagu suuremaks ehituseks, et siis läks sinna see DCT, läks 210 differ ja läksid tugevad võllid. Jaa, siis oli käes 2019 hooaeg, kus oli vaja see kõik sõitma panna. Ja sellest me räägime juba järgmine nädal. Okei. Teile ka aitäh. Ja kui tahate kuulda, mis Jana järgmine nädal räägib, siis subscribe. Ja loomulikult, kui meeldis, likeige ja kommenteerige.